Nii, tere õhtust! Loodan, et on hästi kuulda. Mul näitab, et on hästi kuulda. Ja alustame siis. Nii, alustame sellega, et ma teen lahti Foreksi kalender ja 1. aprill ja PMI. Väga halb number. 44,1, oodata oli 44,7. See tähendab seda, et eurotsooni riik, kes viis eurotsooni rong, Saksamaa, pidurdab väga kõvasti ja see tähendab ainult ühte asja. See olukord siis laieneb ka teiste Euroopa riikide peale ja see toob endaga kaasa väga halbu uudiseid siis Euroopa inimestele, et siis depression, vahet pole, mis siin on, aga majandus ei kasva ja ainult väheneb, et siis halvad numbrid, et siis 50 on see koht, kus nagu veel midagi kasvab, aga kui sul on 44, siis see on juba sama number, mis oli 2008, ehk siis kõik mäletavad, mis oli 2008. Nii et hetkel siis Saksamaa uudised mängivad väga suurt rolli euro liikumises, nagu te näete, liikus ilusti ülesse ja hakkas tugev langus ja võiks öelda, et väga tugev langus toimus siin viimase aasta jooksul. Et siis 50 on see break-even point ja kahjuks oleme hetkel väga halvas seisus. Nii et ka Euroopa PMI-d on halvad. Siin unemployment seda küll, aga peate nüüd kindlasti jälgima väga tugevasti siis ka Euroopa uudiseid. Nii. Nüüd lähme siia juba graafikute peale. Mul eelmine nädal läks halvasti. Ma tegin 2 tehingut ja siis mõlemad tehingud läksid nulli ja selles mõttes miinusesse. Siin ma ostsin uiskäädi, siia pikalt üles mõtlesin, et hakkab liikuma, aga kahjuks uudise peal liikus allapoole. Ja siin jällegi mängisin lühikest naelusti peal. Alguses, nagu te näete, olin plussis, aga tänane liikumine jällegi on siis vastassuunas, väga kõvasti vastassuunas, nii et mind pandi ka siin kinni. Väike see stop loss. Nüüd läksin lühikeseks juba euro ustis, et siis vastavalt siis sellele liikumisele ja see liikumis me eelmine nädal siis mõtlesime, see ka juhtus. Läks alla, ja see joon lihtsalt liigub siia edasi allapoole ja meil on nüüd oodata väga suurt liikumist nüüd allapoole. Siis nüüd me surume siia 1.11.80 ja yearly low tuleb ka löögi alla, ehk siis 1.11.75 tuleb ka löögi alla, ehk siis see vastupanu siin. Seda siis arvatavasti sel nädalal ka lõhutakse ära ja nüüd arvatavasti see tee on avatud siia 1.11 peale. Ehk siis siia alla, et vaatame, kas on see õige või see asi ei ole nii õige. Et sõltub nüüd just eurotsooni uudistest ja sellest, mis ta seal kuidas ta seal edast tunneb. Naelaga on suht keeruline, jah. Et siis tuleb 4. hääletus, et siis Brexiti 4. hääletus tuleb see nädal arvatavasti jälle mingisuguse uue mõistega ja kes seda teab, et kuhu ta nüüd liigub, et kas üles või alla. Pidi nagu allapoole liikuma, aga jah, kahjuks see Brexiti mõju hetkel on nii suur, et
päeva sees lendab nii palju, nii et siin ei ole mingit vastupanu, siin ei ole mingit toetust, kaootiline liikumine üles-alla ja sellega siis suht keeruline ka kaubelda siin. Nii, autust muudab meie elu siin natukene keerulisemaks ja üks variantidest, mis nüüd veel võib siia tulla, on järgmine. Ehk siis võib juhtuda ka selline, see on siis alternatiivne variant, kus hetkel on siis selline kolmnurk tekkimas ja tegelikult sellest kolmnurgast tuleb selline väljumine allapoole. Et see on ka olemas täitsa selline variant. Meie põhivariant nägi ette kasvu kuni 0,73, aga kahjuks seda kasvu siin hetkel ei näe. Järgmine lugu. NSD ust siis ei läinud ülesse. Ja selleks oli siis RPNZ. RPNZ siis väga nõrk. Aga miks nad kõik nõrgad on? Sest nad näevad, mis toimub eurotsoonis. Ja aru saavad, et kõik see nõrkus läheb ka teiste riikide peale üle. Ehk siis nad peavad nagu valmistuma selliseks, ma ei tea, kas te loete uudiseid või ei loe, et siis nagu soft landing. Ehk siis midagi sellist, et siis ette valmistab endale mingisugune padi. Et me juba rääkisime teile, et kõik on halb ja siis sellepärast siis ka tahame, et meie valuuta oleks nõrk. Mis veel? Nüüd siis kogu see tase 69,39 on mõniks ajaks siis ära võetud, aga meil on olemas siin väga ilus selline joon. Näete, siin allpool on väga hea joon. Ja see on väga hea toetus hetkel, et siis sellest toetusest kindlasti võiks proovida ost teha ja siis stop loss võiks kuskile siia 67 ja 73 kanti ka panna. Ma arvan, et see on täitsa mõistlik selline tehing, eriti kui vaadata, et ikkagi struktuuri järgi peaks nagu tulema ikkagi see kasv. Millal? Ei tea hetkel, aga mingi hetk kindlasti ikkagi tuleb see kasv. Ustkäediga tekib selline tunne. Enne seda kaua oodatud kasvu kahjuks arvatavasti tuleb siia kaua oodatud veel üks langus ja see 4. laine H4 ajagraafiku peal tegelikult veel võib siin pikeneda, aga hetkel ikkagi jätan selle siia alles. Arvan, et lihtsalt see reedene mõju, uudise mõju kaob ära. Ja ikkagi me näeme siit kasvu juba sel nädalal. Vaatame, kas on see nii või see nii ei ole. Ust-jeeniga siis natukene teine pilt, ei läinud ka alla. Valesti arvutasin. Juba on käimas kasv ja need, kes kauplevad, nendele siis edu. Me liigume siin 112.15 112.50 või sealt edasi üles, et hakkas siis kõige võimsam liikumine peale, aga mõttetu tehing on siin. Kõik saate aru, kus peab kauplema nüüd. Kes kirjutab kiiremini, kas mina või teie? Dow Jonesi indeks ei läinud alla samamoodi ja pööras ülesse. Nii et hetkel meil on siin vastupanu. See vastupanu 26,200, kindlasti lähevad sellest pikalt ülesse. Ja kogu see kasv nüüd on siin väga heas hoos. Ehk siis mõttetu kauplemine ust-jeenis, kui sa tegelikult saad kaubelda Dow Jonesis ja teenida mitte 100 piipi, vaid 1000 piipi. Ehk siis vahe on päris suur, kas sa teenid näiteks 100 juurt ja kui sa teenid tonn, ma arvan, et kõik te tahate teenida rohkem. Nii et Dow Jones on meile siin abiks, väga tugevaks abiks ja ma arvan, et me siin
saab ka tehingu lahti teha. Sama teema ka siis selle Nikkeiga, ta ei lange ja Nikkei samamoodi läheb kasvu. Näete siin kohe avamise peal ja ma arvan, et see on siis breakaway gap. See tähendab seda, et kinni seda ei panda ja läheb see samamoodi siin nüüd pikalt ülesse, et siis siin ka näeme väga suurt liikumist. Ma küll kokku seoda ei saa siin eurotsooni probleemid ja Dow Jonesi ja Nikkei kasv, et nagu kokku üldse ei lähe, et suht keeruline aru saada, et kui peab vaatama siin taksi, isegi Saksamaa indeks ei lange ikkagi probleemide peal, samamoodi kasvab ja Prantsusmaa indeks, et siis päris keeruline on siin aru saada, et siis Prantsusmaa indeks samamoodi kasvab koos Saksamaa indeksiga. Probleemid probleemideks, aga paberid kasvavad ülesse, et siis vot selline lugu, et suht keeruline on siin prognoosi teha, kui sul indeksid kasvavad, aga majandusolukord on suht kehvas seisus. Nii, nafta tegi new high. Nafta tegi new high, aga nüüd peab ju uut Fibonacci't peale panema, et nüüd kuhu me nüüd liigume siin? No, kas tõesti? Uskumatu, aga okei. See on nüüd suur küsimärk, kas tõesti on siit 64 tulemas, et kas keegi usub, et 64 tuleb? New high tuli, 60 tuli. Suht keeruline on siin nüüd midagi ennustada, aga 60-90 on juba tulnud, 50% Fibonacci'st kindlasti on nüüd ära rikutud ja asi liigub siin väga ühe poole peale, et ülesse, et mis keegi arvab, kuhu see kõik asi nüüd siin liigub, kas liigub siia 64 peale või mitte? Peab tunnistama, et vist siia liigub ja mis meil siin võiks pakkuda huvi, 64,5 või 64 jah, 64 on see hea tase, kuhu nüüd see asi liigub, aga peate aru saama, et korrektsioon on päevagraafikute peal ja aega see võib võtta päris palju. Vaatame. Nii, kuld ikkagi liigub alla. Ikkagi ta siin käis üles-alla, liiga kõrgele lükkas ennast ülesse, et siis see ennustaja, kes seal ennustas, et läheb ülesse, ta läks ülesse, aga see suurem korrektsioon, mis siin hakkas pihta veebruaris, see kindlasti veel käib ja vastavalt sellele ta siin liigub päris hästi allapoole ja ma ikkagi panen tagasi oma numbrid ja ma isegi langetan neid numbreid kuni 1250 ehk siis siit ikkagi tuleb veel seda langust. Kas see prognoosija nüüd arvas, et liigub alla eelmisel nädalal või täna või ta ikkagi rääkis, et läheb ülesse, kes vaatab seda inglise keele kommentaatorit, et ükskord pani hästi, aga suuremas lõikes ikkagi see minu vaade on ikkagi õige, et siis vaatame allapoole. Hõbe, sama teema, suur korrektsioon siit 16 pealt käib ja suugi pole lõppenud. Nii et hõbe, kes tahab osta? Ma arvan, et siin selline hea number on 14.80. Enne seda pole isegi mõtet vaadata siin ostude peale. See, mis päeva sees võib-olla on mingi mõte olemas, aga selline palju parem ost on umbes 14.80, umbes siit kohast
hakkab see kogu nagu liikumine üles, et siis hetkel alla samamoodi ja sealt juba vaatame, mis siit edasi saab, et kas on see hea tase või ei ole. Nii, noh, Bitcoin 400, see selleks. JP Morgan liigub ülesse ja nüüd vaadake seda. Ta küll siin liikus alla ja power oli hetkel miinuses. Me kuskil siit kohalt hakkasime vaatama, jah. Hetkel oleme siin nulli peal, aga nüüd hakkas pihta kasv. Tesla kohta ei räägi midagi, sest meil siin oli 2.54, hetkel siis range'is. JP Morgan nüüd hakkab kasvama. G on nulli peal. Apple on veel siin plussis. Caterpillar, näete, nüüd on selline teema. Kui me siit ostsime, kuskil selles kandis me ostsime 130, jah. Ta käis siin alla ja nüüd hakkab kasvama, siis tegelikult selle koha peal on mõistlik juurde osta. Sest nüüd see korrektsioon, mis oli siin, sai läbi ja nüüd me siit juba liigume vot siia. Näete, pole veel need 3 kuud läbi, 139 on hetkel ekraani peal ja see paber peab nüüd kasvama väga ilusti, kuna ka Nasdaqid ja S&P'd kasvavad, ehk siis see paber kuulubki seal, kuhu ta kuulus vaja, ma ei mäleta juba. Aga kindlasti see nii läheb. Nii, outcad. Kahjuks outcad siin hetkel siis teeb korrektsioonilise liikumisi ja esimesest katsest siis 0,957, sellest ei läinud läbi. Nüüd just on jällegi jõudmas see hea koht ostuks, et see 0,94, 7, 0,94,9, kus ta praegult on need kohad, kust jällegi peab ikkagi ostma. Ma ikkagi ei usu CAD-i, ma ikkagi arvan, et ta hakkab nõrgenema ja see riitest 0,957, see peab tulema siin mingi aeg, et millal täpselt on siin suht keeruline aru saada, aga see võib tulla. Üks valuuta veel, kes siin liigub väga tugevasti nii ülesse kui alla, ehk siis euro-rubla pidi liikuma meil teiega seal 7. Ops. Connecting to audio. No. Sound check. If you don't reconnect it. Mul läks net välja. Nii hästi, et ma siin ei rääginud, et oota. Nii, toimib jah. Uued tehnoloogiad on head, aga üle õhu internet on suht keeruline teema. Töötab, siis ei tööta, töötab, siis ei tööta. Nii. Euro-rubla pidi meil liikuma 70 peale, mäletate. Ja nüüd uued sanktsioonid, veel ei ole sisse viidud, aga uued sanktsioonid, jutt nendest ja kohe reedel peaaegu 2 rublat ülespoole. Täna veel jällegi läks üles siis alla, ehk siis kui sul on mingisugune valuuta, mis nagu on seotud väga palju uudistega, siis ja seal on sündmused toimumas, siis ära sellega kauple, et mul on suht keeruline. Nii, mul on suht keeruline siin midagi seal pakkuda, sest vaata, kus te saate veel tegelikult kaubelda? Kohe ma leian teile üles ühte asja.
Ei olegi, jah. Tegelikult vaadake seda. Euro-Türgi liir. Euro-Türgi liir ja kui me nüüd seda lahti teeme, siis seal see Erdogani teema. Ma ei tea, kas ta nüüd lahti teeb. Teeb küll, jah. Nii, finants. Näete, aga ma lihtsalt näitan teile, kuidas üks asi võib langeda siin päris tugevasti. Näed, mängib tagasi. Päeva sees oli 6.30. Päeva sees oli 6.30, näete, siin oli. Ja 5 päevaga vaadake, oota, üks maa. Nii, et siin oli ja siis hopsti uudise peal 22. märtsi peal 6.50, nüüd hetkel mängib tagasi. Et see kõik viidab selle peale, et siin, et mõned riigid on sellised, kus nagu eriti hästi kaubelda ei saa, sellepärast et uudised segavad seda kauplemist väga tugevasti. Aud NSD kohta siis tugevat RBNZ-i ei tulnud, tuli nõrk RBNZ. Ja siin võib ühte ja teist öelda. Võib öelda seda, et võib-olla just see oligi see reversal point, keegi seda veel ei tea. Kas oli see tõesti reversal point või seda ei olnud? Saame teada ainult siis, kui mingi hetk siin hakkab langema ja kui siit alla 1.02.80 alla juba ei lähe, siis on see tõesti reversal, et siia nüüd peab panema seda küsimärgi, et kas on see reversal või ei ole see reversal, et vaatame. Seda nüüd peab vaatama lühiajal päevagraafiku peal ja varsti saame aru, kas tõesti siit nüüd 1.2.080 hakkas kasv pihta või veel siit tuleb midagi allapoole, et seda on nüüd siin suht keeruline ära arvata. Mis aga väga hästi liigub, on siis see koht siin. Näete, SL 1601 ja kõik päevad mustad ja TP 56-55-5. Me oleme siin varsti juba olemas. Päris hästi liigub ja kuna eurotsoon on nüüd väga halvas seisus, siis ma arvan, et see TP juhtub meil siin sellel nädalal. Et siis sellel nädalal me siin saame seda liikumist siia alla, et siis siin liigub suht hästi, et kust me nüüd alustasime umbes, palju meil oli, palju oli siin, 59 millegagi hakkas pihta see tehing. Stop loss oli hea, nüüd stop lossi võib ka allapoole liigutada, et siin mingisugune vähemalt kaitsta saab oma tehingut siia allapoole. Ja nüüd ainult ootame seda, millal läheb siis sellest 1.57.439 sellest tasemest läbi ja liigub alla. Ehk siis siin saab tegelikult samamoodi juurde panna, kui tahate. Kui ei taha, siis ärge juurde pange. Nii lihtne see ongi. Nii, euronael. Euronael, no siin sama teema. See koht siin õnnestus väga täpselt, nagu te näete. Low, palju see low oli siin? 84, 83 oli see low. See koht siin läks pihta. Nii, nüüd see kustutame ära, see pole rohkem meie mingisugune indikaator. Nüüd arvatavasti see ongi meie põhivariant. 1, 2, 3, 4 ja 5 ja no siis põhivariandi järgi ikkagi. Põhivariandi järgi 85, 83. Arvatavasti siis ikkagi hääletavad selle Brexiti kohta ja siis mingi laks tuleb siia alla. Ja siis ei tea mida, et pole kunagi sellist asja näinud, aga okei, vaatame seda niimoodi, et ta hetkel liigub siis vastavalt sellele tehnilisele analüüsi liikumisele ja peaks nagu liikuma nüüd hästi allapoole. Kindlasti nüüd stop loss on meil olemas
väga pikk tegelikult stop loss. No siin väiksemat stop lossi vist panna ei saa. Mäletage seda, et siin pipi maksumus on siin väga suur. Et siis, see on vale. 86 on kindlasti vale. Noh, 86.1 on juba midagi stop lossi moodi siin. Nii. Vot selline mõte on siin, aga jällegi peate aru saama, et siin iga tunniga see olukord võib muutuda ja võib siia tulla üldse selline pamm ülesse kasvu, et hetkel küll liigub nii, nagu on vaja, aga järgmine hetk võib juba liikuda mitte nii, nagu on vaja. Et sellega te peate siin kindlasti arvestama. Nii, kuna siis jeenid lähevad ülesse, kindlasti tahaks naeljeeni katsuda, aga ei katsu. Eurojeeni samamoodi ei katsu, sest euro ust hakkab langema. Nii et kes jeeni tahab näppida, ainult ust jeen, aga väga kindlad pipid. Mitte kiiresti jällegi, aga kindla peale. Rahulikult siin saab juurde panna. Kes tahab, see ka võib proovida siin just selle ustiiniga midagi näppida, et see võiks siin kindlasti edu tuua. Nii, aga nüüd siis võite midagi küsida, kui tahate küsida. Kuidas kellelgi läheb, kes mida teeb ja nii edasi. Non-farm payrolls on tulemas meil teiega. Non-farm payrolls on tulemas reedel ja oodatakse jällegi head numbrid. Mina head numbrid ei oota. Mina ei usu, et siia tuleb hea number. Nii, non-farm, näete, payrolls 175 kilo, eelmine oli 20 000. Ma arvan, siia tuleb väike number ja siia tuleb 3,9. Ja see kõik hakkab ka näitama seda, et ka Ameerika majandus hakkab jällegi seisma jääma. Ja siis tuleb QE4, QE5, QE100 ja ainult hakkavadki seda raha juurde trükkima, et teistmoodi seda rahapüramiidi siin üles hoida ei ole võimalik. Nii et elame näeme, saame targaks ja kui küsimusi pole, siis lähme ka laiali. Et siis järgmise esmaspäevani.